my life I want to live for you, Lord. Every day of my life I want to live for you, Lord. There's so much more. There's so much more. Tere tulemast! On hea meel soovida kõigile taas õnnistatud sünnipäeva. Tegime seda nädal tagasi muideks, siis oli nelipühi ja nüüd on täna meie väikene sünnipäev siin. Väga-väga hea meel näha paljusid teid, kelle jaoks Karmeli kogudus on kodu. See on paik, kuhu osad tulevad pühapäeval, aga mõned järgivad sõnasõnaliselt meie koguduse motot, milleks on kogudus igaks päevaks ja osad tuletan meelde, tahavad arvata, et kogudus peaaegu et igaks ööpäevaks, kes te käite siin väga tihti. Tere tulemast teile, kes te olete mõned korrad juba siin ennem käinud, nagu teistki mõned, aga eriti hea meel on tervitada sind, kui sa oled täna siin esimest korda ja sa ei tea täpselt, mis sünnib, mis toimub, ära muretse, see on selline hea kodune paik. Tänast tähtpäeva ja sünnipäeva me ei kiirusta, aga ära muretse, me ei venita ka. Nii et me tahame kõik tänasesse päeva pakitus saada kätte. Põhjuseid, miks me tuleme kirikusse, on üsna erinevaid. Kellegi jaoks on see harjumus, võib-olla kellegi jaoks oli käsk, ma ei tea. Käskis isa, ema, naine või mees, aga ma loodan, et neid ei ole liiga palju. Kellegi jaoks on põhjuseks olnud mure ja võib-olla kellegi jaoks rõõm. Mulle meeldib väga eelmine pühapäev üks tore inimene kirjutas veel ekstra ja ütles, et ma tahan kindlasti tulla tagasi teie kogudusse, sest ma kogesin, kuidas Jumala vaim erilisel moel puudutas mind. Või nädala sees üks vahva daam ütles, et teate, ma käin küll harva, aga iga kord, kui ma käin, siis ma lahkun siit palju paremana, kui ma tulin. Aga mu lemmikpõhjus tulla kogudusse on Tobiaselt. Siibaku Tobiaselt, kes küsis oma isalt ja emalt, Helinilt ja Sven Joonatanilt, millal me jälle Karmeli kogudusse lähme? Mulle nii meeldib seal käia, sest seal saab joosta täiega. Nii et mis iganes on olnud sinu põhjus, et sa oled tulnud, meil on hea meel, et sa oled tulnud. Aga teate, ma reedan kohe, Jumalal on olnud põhjus, miks ta tegelikult on kutsunud sind siia, igatsenud sinuga siin kohtuda. Kui loodi esimesed inimesed, Aadam ja Eeva, siis neile tehti Eeden. Paik, mis oli loodud inimese jaoks, et nad võiksid seda nautida, sellest rõõmu tunda, selles avastada häid sõprusi ja kogeda Jumala erilisust. Aga Jumal ütles, et seda tuleb harida ka. Siis me inimestena keerasime kõik vussi ja tükk aega ei saanud sellest uksest sisse. Eeden pandi kinni, kuni Korintuse kiri räägib seda, et Jumal lõi uue Aadama. Sina ja mina, iga üks, kes on andnud oma elu Jumalale ja sündinud uuesti Kristuses, on uus Aadam. Ja ta lõi jälle uuesti Eedeni ja nimetas selle koguduseks. Selleks, et me võiksime tulla kokku, tunda rõõmu, kasvada, nautida, selleks, et üheskoos panustada, selleks, et Jumala töö meie elus võiks saada teostatud. Ja see on täna see põhjus, miks Jumal on meid siia kokku toonud. Sest tal on igale ühele meile midagi, aga tal on ka iga ühe kaudu meile teineteisele midagi anda. Kui 1890 alguses Tõnu Saarman hakkas Rahva ja pargis, Rakvere teatripargis käima palvetamas, siis ta palvesoov ei olnud see, et looks siia ühe eriliselt fancy organisatsiooni. Ühel päeval me ehitame eriliselt kuldsete triipudega kiriku või loome maailma kõige parema klubi, mida isegi ruutkogudus Tartus kadestab. Sellist asja ei ole võimalik teha, ma tean. Aga ei. Tal oli see sama soov, mis oli Jumalal. Et sünniks kogudus, kus inimene loodu võiks kohtuda Jumala loojaga. Ja seda päeva me täna tähistame, et 132 aastat tagasi algas Karmeli kogudus üldse mitte sellise aastapäevaga, sünnipäevaga. 3 inimest sai ristitud. Ja vaadake, mis 3 inimese jah-sõnast on tänaseks päevaks sündinud. Väga-väga äge. Aitäh teile! Ruudukad ja kõik teised, kes te olete siis täna ruudu nime all gospelkoorina tulnud ja varsti nad kaasavad meid. Me juba ennem leppisime kokku, et kogu saal elab kaasa. Üllatame siis neid. Nad lubasid küll olla 2 või 3 korda aktiivsemad kui meie saalis. Aga ühesõnaga te teate ka, et siis rohkem rahulikum ka olla ei tohi, kui ainult 2 korda rahulikum kui lava. Aitäh Mosaikkogudusele, kes lubas oma pastor Mart Oksa täna siia tulla jagamas head Jumala sõna. Aitäh lapsed! Et te olete veel tublilt tulnud siia saali, ausõna me ei unusta teid, vaid varsti te saate minna pop lasteka hooaja lõpupeole. Aga enne veel, tõuseme koos püsti ja loeme koos Jumala sõna, mis räägib kogudusest ja sellest, mis
koguduses võib juhtuda. Ja see on psalm 111, mis algab pihta niimoodi. Halleluuja. Ma tänan issandat kõigest südamest, õiglaste osaduses ja koguduses. Ja nüüd kõik, mis sellele järgneb, sünnib koguduses. Suured on issanda teod, uuritavad kõigile, kellel neist on hea meel. Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele. Halasta ja armuline on issand. Ta annab toidust neile, kes teda kardavad, ta peab igavesti meeles oma lepingut. Ta on ilmutanud oma tegude vägevust oma rahvale, et neile anda paganate pärusmaa. Tema kätetöö on tõde ja õigus. Usaldatavad on kõik ta seadmised. Need on toetatud ikka igavesti. Need on tehtud tões ja õiguses. Ta läkitas lunastuse oma rahvale. Ta kinnitas oma lepingu igaveseks. Püha ja kardetav on tema nimi. Issanda kartus on tarkuse algus. Hea arusaamine on kõigil, kes teevad seda mööda. Tema kiitus kestab igavesti. Kas kellelgi on meeles, kuidas see laul algas? Wow, väga hea, väga hea. Väga hea, juba hakkab tulema, aga teate, tegelikult see sõna heebrea keeles on siis halleluuja, ehk et see ja on siis Jahve ja tegelikult siis see heebreakeelne sõna väljendab sellist väga valjuhäälset ja ekspressiivset tänu ja kiitust Jumalale. Ärge muretsege, te ei pea tegema nagu juudid seda teevad, aga anname eestlaste, Eestimaal elavate inimeste parema. Mis oli siis see sõna, millega see laul algas? No ühe korra ikka veel, mis see sõna oli? 1, 2, 3. Halleluja! No vot, nüüd juba saab gospelkoor hakata laulma, on ju nii? Ja Ragne, räägi. Peaaegu, me oleme teist eelisseisus, sellepärast meie oleme juba sooja teinud. Kas teie olete täna hommikul või lõuna ajal sooja teinud? Ei ole. Meie gospelkoori sooja tegemine, meil on väga lihtsad liigutused. Me oleme Eesti gospelkoor, mitte mujalt. Nii et teeme need Eesti gospelkoori soojandusharjutused. Ehk siis me teeme parem, teie vasak, kokku, parem, kokku. Lihtsalt tehke meiega nagu soojandus kaasa. Meil oli ka esimesed laulud olid meil rasked. Nii et me teeme selle soojanduse ära, et me võiksime igast laulust tunda siis rõõmu. Väga hea, ma näen, et mõned on tulnud ja nad on juba natuke soojemad. Ja teie liigutused lähevad ka järjest enam soojemaks. Okei, väga hästi, stopp. Nüüd üks väga lihtne liigutus, mida me soovitame teil enamus aja nagu kaasa teha, on rütm ja plaks. 1 ja plaks. 1, pärast on ja 1 ja plaks, 1 ja plaks. Väga hea. Neid asju me teeme siin. Teeme nüüd koos, mina ütlen tu, siis teie ütlete sama. Tu, mis me veel seal oleme? Halleluja, halleluja, halleluja. Me oleme valmis, lähme. Solist. Võiks saali rasutada, liikuda. Ma igatsen öelda, sul sõnumi tuua, et võiksid sa kuulda, mis mu hinges heliseb. Ei sõnadest piisa, et edasi anda, kui võimas on ta, kes mind on vabastanud. Armastav ja hämmastav ja väline ja püha, ta on kannatlik ja andestav. Kellest räägime sul kuningas, talle kuulub vastus, toome kogu kiitus, täius ida hilgus. Kellest räägime sul kuningas, kõige elu looja, meie noolu väärsab, hõiskame su poole. Kellest räägime sul kuningas. Imetleme su suurust, su austame käed nüüd, ei ole su sarnast taevas ega maa. Kiitust alatinglid, kõik loodused kiidab ja õisel häälel tõuseb sulle laul. Armastav ja hämmastav ja väline ja püha, ta on kannatlik ja andestav. Kes
kuningas, Jumal hea, minu päästja, minu kaitsja, kuningas, minu jõud, minu kalju, minu isa, kuningas, Jumal hea, minu päästja, minu kaitsja, kuningas, minu jõud, minu kalju, minu isa, kellest räägib sul kuningas. Talle kuulub austus, toonge kogu kiitus, täis mida hiigus, kellest räägib sul kuningas. Talle kuulub austus, toonge kogu kiitus, täis mida hiigus, kellest räägib sul kuningas. Kõige elu loojab, meie laulu väärsab, mõistame su poole, kellest räägib sul kuningas. Kellest räägib sul kuningas, 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 kellest räägib sul kuningas. Gospelkoor Tartust. Nimelt sellise gospelkoori pani kokku siis Ruutkogudus aastal 2024 sügis. Me oleme palju nooremad kui teie, aga jõudu täis. Ja ma loodan, et kui te meid siia külla kutsusite, siis ainult sellepärast, et teile sellist rõõmu ja tähistamist ka tuua läbi nende laulude. Gospelkooris kõige olulisem on see esimene sõna. Mis see on? Gospel. Gospel tähendabki siis rõõmusõnumit, nii et kõik need laulud on täis seda, mida Jeesus on teinud ja seda me tahamegi esile tuua. Nii et järgmine laul on meil paremaks, me loodame, et läheb aina paremaks, me loodame, et ka Karmelis võiks minna asjad aina paremaks ja laulge meiega rõõmsalt kaasa. Emma. Igatsed selgus sa, inimesed
paremaks, paremaks, paremaks. Kõik läheb paremaks, kõik läheb paremaks, paremaks, kõik läheb paremaks, paremaks, kõik läheb paremaks. Jumal valitseb, Jumal valitseb. Kõik läheb paremaks. No nii, teeme veel ühe suure aplausi meie külalistele. Ja nüüd sa võid istuda. Selline infokild, lehvita mulle, kui sa oled poplaps ja lehvita mulle, kui sa ei ole poplastekatel varem käinud, aga sa täna tulid meile külla. Super! Meil on täna ees ootamas üks superäge lastekas, meie lastekate hooaja lõpetamine. Kuulsin, et on batuudid ja purksid ja keemiakatsed ja igasugu ägedat ees ootamas. Nii et lapsed, kui mina siin laval palvetan teie eest ja kui me palve lõpetame, siis mine võtta sealt oma õueriided ja me kohtume seal all, kus on amfiteater, sest me oleme osaliselt ka õues, et sul oleks soe. Ja teine info kõikidele vanematele. Kuulsin mina, et homme algab lastelaagri regamine. Jep. Ja kui sa nüüd tead, kuidas meil asjad käivad, siis armas Karmeli koguduse lapsevanem, kui sa soovid, et sinu lapsed saaksid laagrisse tulla, siis tuleb nad kohe homme ära regada, sest eelmiste aastate näitel homseks õhtuks on regamine täis. Nii et homme, kui sa tahad, et sinu lapsed saaksid tulla meile laagrisse, ole hea, rega nad ära. Nii, aga nüüd me saame kõikide meie laste eest palvetada ja siis läheme lastega juba möllama. Ja isa, aitäh sulle selle päeva eest, aitäh sulle Karmeli koguduse sünnipäeva eest, aitäh selle eest, et me saame siin üheskoos tähistada ja me saame tähistada iga päev seda, et meil on nii palju ägedaid lapsi siin koguduses. Jumal, nad on sinu kingitus ja me oleme nende eest väga-väga tänulikud ja samamoodi oleme Jumal mega tänulikud kõikide meie lastetöö meeskonna inimeste eest. Aitäh, et sa oled meie kogudust väga varustanud nendega, kes teenivad ja teenivad väga ilusa südamega. Jumal, aitäh sulle nende kingituste eest. Me palume selle tänasel lasteka sinu kätte, kõik need, kes täna lastega tegutsevad, kogu suvevaheaja, mis sees ootab Jumal sinu kätte, et meie lapsed oleksid hoitud ja kaitstud ja rõõmsad. Aitäh sulle selle eesõiguse eest, et me saame neid armastada. Aamen. Ja selline info veel ka vanematele, et järgmisest pühapäevast lähevad edasi laste hoiud, nii et lapsed saavad ikkagi tulla ja mängida ja nad on ilusti hoitud. Aitäh! Tere kõigile! Ma palun alustuseks endale Kauri appi. Nii, kas ma näen kuskil Kauri? Juba tuleb, väga hea. Nii, tere veel kord. Karmelimaad teavad, aga need, kes ei tea, siis minu nimi on Madis, et ma olen üks selle koguduse meeskonnast ja mul on olnud eesõigus olla osa sellest ehitustiimist samamoodi ja au ja eesõigus seda projekti ka koguduse poole pealt juhatada. Aga lähme kõigepealt natukene ajas tagasi, sest Karmeli koguduse omad on seda lugu kindlasti nii palju kuulnud, et see on peas neil, aga need, kes Karmelist ei ole, siis anname väikese update'i. Et umbes aastal 2015, võib-olla 2014 hakkas meil vormuma üks selline unistus ja me kõik oleme hetkel selle unistuse sees siin, selles hoones. Läks aega edasi
ja me alustasime raha kogumisega. Ja see läks veel aega edasi ja 2019. aastal lööme me siin paigas kopamaasse. Kui me ehitusprotsessi alustasime, siis oli selle hoone selline hinnanguline ehitusväärtus, ehitusmaksumus kuskil 1,2 miljonit eurot. Aga ehitushinnad tõusid väga kiiresti, materjalide hinnad läksid kallimaks ja sellel hetkel, kui meil oli koos kuskil 800 000, selgus, et see esialgne hinnaprognoos ei pidanud enam kuidagi paika. Tehti uus prognoos. Uus prognoos oli selline, et selle ehituse hinnanguline maksumus on siis mitte enam 1,1 ega 1,2, vaid 2,1 miljonit eurot. Numbrid jäid samaks, aga lihtsalt vahetasid kohta. Ja ma mäletan väga selgelt seda hetke, kui me jõudsime sinna, et me olime kokku kogunud 1 miljon eurot. See tundus kosmos. Kui me ehitusprojektiga alustasime, siis see tõesti tundus olevat nagu üks osa sellest Tom Cruise'i filmide saagast Võimatu missioon, ilma naljata, sest et sellel hetkel see 1 miljon eurot, see tundus inimlikult nagu täiesti kättesaamatu. Ja siis, kui selgus, et tegelik maksumus ilmselt on 2,1 miljonit eurot, siis see tundus, et nüüd tuleb teine osa, et on olemas ju Võimatu missioon esimene, Võimatu missioon teine ja ilmselt on 5. ja 6. ka. Nüüd, see, kuhu me tänaseks hetkeks jõudnud oleme, me teeme hästi suure kummarduse tegelikult kõigile Karmeli koguduse enda liikmetele, meie sõpradele Eesti kristlikul maastikul, tegelikult samamoodi ettevõtjatele, kes meie teada nagu igapäevaselt selliselt kirikuks ei kuluta, sõpradele väljaspool Eestit ka. Ja miks ma sellest täna räägin, on see, et meie põhifookus täna on Karmeli koguduse 132. sünnipäeval. Siis ma loodan, et see on olnud hästi hoitud saladus, aga selle aasta märtsis jõudsime me ka ühe väga huvitava künniseni ehituse teekonnal. Ja see künnis on nimelt selline, et Jumala armust oleme me kokku kogunud tänaseks päevaks juba üle 2 miljoni euro. Et see aplaus läheb otsejoones ülesse siit. Me rõõmustame sellest väga, me ei pea seda kuidagi tavaliseks, aga kui me täna tähistame meie koguduse 132. sünnipäeva, siis ühtlasi me tähistame ka selle künnise ületamist. Ja nüüd meil tuleb Võimatu missioon 3. Et siis me liigume selle 3 miljoni suunas ja vaatame, kuidas ehitushinnad sellel hetkel on. Mis on hästi oluline veel mõista, on see, et kuigi need prognoosid on ajas palju muutunud, siis see, et me oleme õigetel hetkedel võtnud vastu otsuse ja ehitanud osade kaupa, siis reaalsus tänasel päeval on selline, et me oleme ehitusse pannud ligi 2 miljonit eurot, natukene alla selle, aga kui me oleksime hakanud tänasel hetkel või ütleme siin väga lähiminevikus ehitama, siis kõik see, mis täna juba valmis on, selle hinnanguline maksumus oleks kuskil 2,6–2,7 miljonit eurot. Nii et me oleme selles mõttes säästnud kuskil 600–700 000. Nii et ma usun, me oleme raha õigesti kasutanud. Aga te näete siin selja taga, õigemini külje peal, on üks umbes 10% ulatuses, võib-olla natuke rohkem, ligi 15% ulatuses üks siuke pusle. 15% ulatuses on siis teda nagu täidetud. Miks see pusle oluline on? Ja see pusle on oluline sellepärast, et see visualiseerib meile meie järgmisi samme ehituses. Ja meie järgmised sammud on seal foajees. Nii et te kõik tulite sealt läbi. Kui see jumalateenistus läbi saab, siis minge sinna, vaadake hoolega, see on nii-öelda pool valmis. Aga meie suur unistus on see, et see ruum, kuhu sisse tulles esimesena saadakse mulje meie kogudusest, et me saaksime selle valmis. Nii et seda see pusle siin visualiseerib. Mida veel öelda, et me paneme selle mingil hetkel meie foajeesse ülesse ja iga selle pusle tüki väärtus on 1000 eurot. Siin neid tükke kokku on 200. Et see on selle foajee ja samamoodi selle köögi osa valmis ehitamise maksumus. Nii et kui teie süda kuidagi kutsub ja te tahate oma osa sinna anda, siis
olge head, tehke seda. Iga 1000 eurose annetusega lisandub siia üks tükk. Ja see teekond ei ole enam üldse nii pikk, siin on 29 olemas juba, nii et lihtne matemaatika, 171 on veel vaja. Nii et olge head, olge sellel teekonnal meiega kaasas, kui ei taha, ära anna, aga kui saad ja süda kutsub, siis tee julge südamega, sest et Jumal kedagi kindlasti vaeseks teha ei taha. Nii. Ja minu poolt sellega veel nii palju siiski lisan juurde, et Meelis Einstein on siin meil korduvalt sellest ehituse toetamisest rääkinud, et kui kellelgi on südames anda, siis võite julgelt Meelisega ühendust võtta. Et tema on see, kes meil nende finantside eest juba pikalt vastutanud on ja tema seda haldab ka nii, et olge julged ja rääkige siis Meelisega. Tänan tähelepanu eest. Aga küll on hea, et siia jäi see põhiline sõnum ikka veel lavale, kuigi see kohe liigub ka ära, et sina oled väga oodatud. Ja lapsed on läinud, nüüd saab rääkida neid nalju, millest juba minu põlvkond aru saab. Mõned te mäletate sellist legendaarset multifilmi, kus oli papagoi, puamadu ja oli üks elevant. Vabandust, Ruutkoor, küsige pärast, koju lähete isadelt, emadelt järgi, kes ei tea. Aga ühesõnaga, seal oli selline lugu, et toodi tervitused ja siis küsiti, aga kus need siis nagu on? Mõned noogutavad. Küsiti, kus need siis on? Ja meil on täna sünnipäev ja et ei peaks pärast küsima, et kuhu need tervitused siis said, siis mul on hea meel teile mõned tervitused edasi anda, mis on enne teenistust laekunud siia minu tahvlisse. Ja siin on öeldud nii: armsad Karmeli sõbrad, olgu teil ikka julgust minna edasi koos temaga, kes meid kõiki on kutsunud. Viljakat järgnevat aastat. Teile täna palves mõtlev Kalju kogudus, 84 EKP liidu kogudust ja Tarmo ning Vilja Lige. Mina arvan küll, et võib aplodeerida iga tervituse peale. Nii tore. Siis Erki Tamm täna hommikul kirjutas, et armastan Karmeli kogudust ja eriti peale viimast teeliste kogunemist. Ja ta palus kindlasti juurde rõhutada, kallid teelised, et teelistega iga aastaga samastan järjest rohkem. Nii. Aga ta ütleb sinna, andku Jumal teile leida tema parimat. Siis selline väga mitmekihiline tervitus tuleb otse Saaremaalt. Ma proovin lugeda, nii nagu see kirjutatud on. Ja pärast, kes tahab, kirjutage Messengeri, ma saadan selle teksti täpselt. Siin on kihte nii palju. 132 milline peidetud aare, mis on saanud nähtavaks. Ehk siis numbreid muutes 1, 2, 3, otsi algus, esimene viimne, alfa ja omega, isa, poeg ja püha vaim. See on nii auline. Ja sulgudes te olete juba vanemad kui Mooses omal ajal. Issanda õnnistus katab sind, Karmel. Sinu kiitus on tema relv. Jehova annab tugevuse oma rahvale, Jehova õnnistab oma rahvast rahuga. Laul 29.11. Arm teiega, pastor Leevi Väli, Valjala rahu vaba kogudus ja kogu Saaremaa tervitab teid. Väga tagasihoidlik. Ja kallis Karmeli rahvas, kellel on meeles, kes on meie selle aasta eespalve kogudus? Jausa Hiiumaalt, täpselt nii. Nii et nüüd Jausa koguduse tervitused, väga armsad õed ja vennad Karmeli koguduses. Jausa kogudus tervitab teid koguduse aastava puhul Jumala sõnaga. Filippi 1:9-11 ja seda ma palun Jumalalt, et teie armastus veel rohkem ja rohkem kasvaks. Selges tunnetamises ja kõiges tajumises, et te võiksite kindlaks teha, mis on peaasi ja oleksite puhtad ning laitmatud Kristuse päevaks, täis õiguse vilja, mis tuleb Jeesuse Kristuse läbi, Jumala austuseks ja kiituseks. Täname Jumalat teie eest ja soovime teile rohket Jumala õnnistust. Jausa kogudus koos pastor Ülo Kikasega. Tänud, Ragne, tänud! Ma just mõtlesin, et äkki on juba ära ununenud, aga ei. Koorijuht ju, mida ta teeb? Tehke teistele seda, mida tahate, et teile tehakse. On ju nii? Nii et siis jätame meelde, et koor vajab pärast aplausi. Ja viimane tervitus samamoodi Hiiumaalt. Armsad, teenige Issanda tüdimatu innuga, olge rõõmsad, lootuses, vastupidavad viletsuses ja püsivad palves, nii nagu Rooma kiri 12 ütleb, õnnistussoovidega ja südame armastusega Karmeli kogudusele, Piruta ja Enno Hilleste kogudusega. Nii. Aga nüüd
sõbrad, on rõõm ja võimalus kokku panna oma and, ohver, kümnis või lihtsalt tunda rõõmu sellest, et teised panevad selle kokku ja sina ei pea panema. See ei ole kohustus, see on võimalus, aga see on olnud tõesti hämmastav kogemus ka meie oma koguduse keskel, inimeste lood, mis räägivad sellest, et kui me oleme olnud ustavad Jumala kutsumuses ja andmises, siis on hämmastav, kuidas Jumal on varustanud meid endid. Ja kui sa täna tahad panna, siis pane rõõmsa südamega, kui rõõm jäi koju, või ei antud haiglast kaasa, kui sa sündisid, siis ära täna pane, leia üles rõõm ja pane siis rõõmsa südamega. Võimalus on lihtne, Irina ja Madis tulevad, aitavad need karbid tuua teineni, aitäh teie vabatahtlikkuse eest. Kellel on mugavam QR-koodiga panna või pärast ka seal meie raamatuletis on kaardimakse terminal, nii et igatepidi võib julgelt panna. Ja kui sa tahad panna ekstra koguduse ehituseks, siis leiad meie kodulehelt üles ka meie sihtasutuse kontonumbrid, nii et saad panna sinna. Mõned teated. Suvi on natukese rahulikum, see tähendab, et teadete portsjon ei ole nii pikk nagu jutlus. Mart, varsti on jõud ka sinuni käes, nii et natukese ainult läheb veel aega. Täna, kui teenistus lõpeb ja sa oled siin ning sa tahad, et sinuga palvetatakse, siis ole hea. Ära jookse ära, me tõmbame selle musta kaardina ette, mitte sellepärast, et seal taga musti tegusid teha, ei, vaid siis on seal taga selline vaikne paik, nii et head sõbrad, kes te seal taga praegult istute, kui teenistus on lõppenud, läheme kõik sinna tordipeole ja jätame selle tagumise ruumi selleks, et inimesed, kes vajavad palvet, võiksid saada palvetada. Homme õhtul kell 7 siin on palveteenistus ja meeldetuletus, et palvekliinik, mis tavaliselt on teisipäeviti, avab oma uksed taas sügisest. Praegult palvekliinik on suvepuhkusel, aga kui sul on palvesoove, võid julgelt neid jagada palve@karmel.ee ja meie meeskond palvetab sinu vajaduste pärast ja samamoodi leiad ka lingi meie kodulehelt, kuidas hingehoiuvestlustele ennast registreerida. Ja nüüd tuleb teha sellist trummipõrinat, et ärge siis unustage ära, nii tore, et suvel, pühapäeva hommikul te saate rahulikult nautida kas pikka und või pereaega või varsti ka sooja vett, et jõuda siis teenistusele kell 17.00. Nii et nüüd me olemegi kuni suve lõpuni läinud üle suveajale, meie pühapäevased teenistused kõik algavad kell 17.00 ja nagu te olete aru saanud, ka Tartust jõuab väga lihtsalt kohale. Ärge siis seda tänast pühapäeva pidage midagi erakordseks, vaid issand andku teile jõudu järgnevaks 3 kuuks. Meil on alati teiega tore siin kohtuda. Ja juba järgmisel pühapäeval siis kell 5 oleme siin koos, et tunda rõõmu Jumala headusest ja meil on ka leiva murdmine. Nüüd väike info veel, noorte ja lastelaagri kuupäevad, regiasjad leiate kodulehelt ja tuletan meelde, nagu ka Helene ütles, eriti kallis Karmeli koguduse seltskond. Kui te tahate, et teie lapsed saaksid laagrisse, regage homme palun ära. Meil on tagantjärgi väga keeruline mingid lisaauke sinna teha. Nii et olge hääd, nii et regamine läheb lahti juba homme. Ja järgmisel reedel laupäeval on kõik põhjust olla Eesti Lääneservas, nii et Haapsalus on meie koguduste liidu festival, lootuse lainel. Parem on, kui sa ennast ennem ära regid, sest siis teeme natukesegi arvestada, kui suur hulk sinna tuleb. Aga kui sa oled selline tavalise suvevaibiga eestlane ja reede hommikul tekib tunne, et jalad lihtsalt veavad Haapsalu poole ja sa regind ei ole, tule kohale. Saab koha peal ka ennast regida. Nii et selline hea. Ja viimane info ning siis läheb suureks eespalveks. Mõned te juba nägite. Tegelikult on niimoodi, et see raamat tuleb müüki alates järgmisest laupäevast. Aga meie siin koha peal oleme ajast ees terve nädala. Maailma ajaloos esmakordselt, ja see ei ole nüüd nali ega ekstra reklaam, vaid päriselt ka maailma ajaloos esmakordselt on eesti keeles ilmunud juunioritele. Senioritele on juba ennem piibel ilmunud meile kõigile, aga juuniorite piibel, mille selline 8–12 vanus on see sihtgrupp, kellele see on mõeldud ja siin on piibli lood, väga kihvt lugu, nii et kes te tahate, nii palju kui seal täna on, kui laua pealt on otsa saanud, siis tõstke see must kangas ülesse ja võtke laua alt juurde, saate maksta kas siis kaardiga või sularahas, nii et selline väga-väga hea kooli lõpukingitus juunioritele. Nii, ja tundub, et nüüd on aeg teha seda, mida te kõik ammu olete juba tahtnud teha, tõseme püsti. Saab sirutada ja meil on rõõm veel õnnistada üheskoos ka meie sünnipäeva lapsi Indrek Paist, Meeti Siim, Laiu Vaarmets, Taavi Nurk. Meil on väga hea meel õnnistada teid. Kallis isa, meil on rõõm, et sa oled andnud armu ja me võime täna tähistada koguduse 132 aastapäeva. Anna andeks, et me nii tihti võtame seda iseenesest mõistetavalt.
see on olnud sinu eriline arm ja me täna vaadates tagasi täname väga kõigi nende eest, kes on ka keerulistel aegadel olnud ustavad sulle, kes ei ole andnud järgi survele minna, lahkuda, loobuda, vaid kes on öelnud nii nagu kunagi Martin Luther ütles, et siin ma seisan ja teisiti ma ei saa. Isa, me täname sind nende eest, aga me täname sind tänase päeva eest, mille sa oled andnud meile, et meie võiksime joosta seda võidujooksu distantsi, mis on andnud meie põlvkonnale. Ja me tahame, Jumal, teha seda nii, nagu meie kallid sõbrad soovitasid ja julgustasid sinu sõna kohaselt. Teenides sind rõõmu ja kirega, pühendudes kõigega sulle. Isa, me täname sind selle tänase päeva eest. Aga me täname, et iga uus päev on kingitus sinu käest. Aita meil märgata teineteist. Olla olemas siis, kui kõik on hästi. Aga aita meil olla olemas ka teineteise jaoks siis, kui kuidagi on keeruline ja raske. Kui meie ootused ei ole läinud nii, nagu me oleme tahtnud. Kui meie võimalused on lõppenud otsa ennem, kui me oleme kuidagi seda märganud või tähele pannud. Isa, me täname, et me võime olla perekond ja elada ellu sinu kutsumust. Aga täna me tahame eriti õnnistada Indrekut, Meetit, Laivit ja Taavit. Oleme väga-väga tänulikud nende eest ja õnnistame neid. Ja palume, et see uus aasta võiks olla täidetud sinu väe, sinu armu ja sinu rõõmuga. Isa, las sinu annid, mis on nende sisse pandud, vormuda uuele värskel moel. Et midagi jääks varjatud, ükski talent ei oleks mullaga kaetud ja ära peidetud, vaid iga talent, mis sa neile oled andnud, võiks kanda vähemalt 2-kordset, topelt tulemit, aga võib-olla ka 30, 60 ja 100-kordselt. Aga isa, me täname sind, et ka praegult need palvesoovid, millega keegi on tulnud, need tänud, aga ka need mured ja valud, me tahame panna sinu ette. Me öelda, issand, sina näed ja sina tead. Anna meile tarkust seal, kus meie tarkus peab rajama uut teed ja looma uusi lahendusi. Aga me palume, et su vägi võiks tulla ja puudutada seal, kus meie jõud ja meie olemisviis ei ole küllaldane. Isa, aga me täname, et me võime paluda sinu kätte ka selle anni, mis me kokku panime, olgu siin sularahas või olgu ülekandega. Isa, me täname, et me oleme võinud kogeda imet. Ja me täname, et me oleme juba näinud, et ka nendesse kividesse ja taladesse ja juhtmetesse ja kaablitesse pandud 2 miljonit on olnud midagi palju enamat. Sa oled toonud inimesi oma kuningriiki. Sa oled puudutanud siin selle kõige keskel ja muutnud inimeste elusid. Ja me palume samuti, et iga euro, mis me täna kokku panime, võiks lõpuks transformeeruda sinu nime kiituseks ja inimeste eriliseks õnnistuseks. Jeesus, me palume seda kõike, teades, et sa teed alati üle meie palvete, sinu võimsal nimel ja sinu nime auks. Amen. Ärme nüüd küll istu.
halleluuja oli see esimene psalmi sõna, mis just Gunnar enne ütles, nii et see kõlas halleluuja. Me ütlesime enne, et gospelkoori põhiline sõnum on, et rõõmus ja on gospel, evangeelne sõnum. See tähendab seda, et ka meie esialgne koori idee oli see, et me tahtsime, et inimesed ka väljaspool kogudust tulevad meiega laulma ja nad on tulnud. Ja me kohe näitame teile ka videot 3 imelisest toredast naisest, kes on tulnud meile gospelkoori laulma ja kes just sellel viimasel ülestõusmispühadel oma lugu jagasid ja said just ristitud. Nii et te võite korraks hetkeks istuda ning me kuulame nende 3 naise lugu. Minu teekond Jeesusega algas otsusest, et mis mul kaotada on. Alla andmisest, sest ise ja omaette tehes ei töötanud asjad päris nii, et ma oleksin õnnelik. Ja kuigi ma veel ei teadnud teda, ma polnud lugenud Uut Testamenti ja ega ma polnud süvenenud, et mis tähendab olla kristlane, siis see oli tunnistus, mis ma tegin endamisi Jeesusele umbes 1,5 aastat tagasi. Sest eks nagu ikka paljudel teistelgi oli madal seis lihtsalt selline, et see võttis jõuetuks. Imekombel olin sattunud ka toetavasse keskkonda gospelkoori ja läbi selle sain tuttavaks inimestega, kelles ma nägin Jumala tegemist ja olemist ja ma julgesin usaldada seda, mida nad räägivad. Olen terve elu pigem olnud selline klaas pooltäis inimene. Ja enne kui selle endamise tunnistuse tegin, olin suutnud muutuda inimeseks, keda ma ise ei tundnud enam ära. Peaaegu keegi ei teadnud, mis minuga tegelikult toimus ja ma kaotanud lihtsalt iseennast. Ja seda nii füüsilises kui vaimses mõttes. Ja kas see, et ma tegin selle otsuse siis või mitte, või ma siiralt usun, et Jumala soov ja tahe oli mind päästa. Ja mu kallid sõbrad kinkisid mulle siis ühel hetkel ka piibli, et saaksin lugeda Jeesuse teekonnast ja õpetustest ja eks see on olnud teekond. Läks aega enne, kui julgesin öelda, et olen kristlane. Enne kui sain enda jaoks vastuseid ka paljudele küsimustele. Muuhulgas, kas Jeesus siis päriselt oli olemas, kas ta suri ristil ja ka kõige tähtsamale, et kas ta suri minu eest ja tõusis üles. Ütlen ausalt, et vastata nendele küsimustele, jah, ma seda kõike usun, nõuab mõningat pimedat usku, aga mul on usaldus ja rahu elada selles usus. Ma olen see, kes beebina Luteri kirikus on ristitud ja ma olen terve elu justkui olnud Jumala kaitsel, aga see on olnud kellegi teise otsus. Ja ma tunnen, et see on ka viimase aasta jooksul olnud justkui natukene ettekääne, et tead, ma olen juba ristitud. Ja millegipärast oli see, et keegi teine tegi minu eest selle otsuse mind ristida justkui kergem, sest mul polnud vastutust. Ja see, et ma täna saan ristitud, on olnud otsus, mille teen mina, tunnistus, mille annan mina ja vastutus, mille võtan ise. Ja see ei ole tulnud kindlasti kergekäeliselt ja seda olulisem see mulle endale on. Seega ma poleks aasta tagasi osanud ka kõige värvikamat unenäos näha, milline võiks mu elu olla aasta pärast. Ja see on 180 kraadi muutunud. Ja ma julgen öelda, et täna ma olen õnnelik. Selle tunnistajaks olen esmalt mina ise iga päev, kui ärkan igal hommikul, aga ka inimesed minu ümber, kes näevad jälle seda sära minu silmades ja kuulevad mu naeru ja on tunnistajaks selles kõiges, mis ja kes mu elus täna on. Ja ma olen päriselt iga päev tänulik Jumalale, sest see on tema arm ja armastus, mis on mind siia toonud. Minu teekond Jeesuseni ei alanud kergelt. See algas vaikusest ja valust. Kui olin 7 või 8 aastane, nägin midagi, mida üks laps ei peaks kunagi nägema. Üks mees kukkus trepist alla ja suri. Meile öeldi, et me ei tohi sellest kunagi kellelegi rääkida. Ja ma võtsin selle vaikuse endaga kaasa aastateks. Ma õppisin oma tundeid peitma. Ma õppisin mitte rääkima. Ma õppisin kandma maski, et keegi ei näeks, mis tegelikult minu sees toimub, sest ma kartsin,
et kui ma päriselt avan, kaotan inimesed enda ümbert. Aastate jooksul kasvas see kõik minus nii suureks, et ma vajusin väga sügavasse auku. Oli aeg, kus ma ei tahtnud enam elada. Ma ei osanud rääkida sellest, mis minu sees toimus ja tundsin, et seda kõike on lihtsalt liiga palju. Aga täna ma seisan siin ja ma tean, et ma ei ole siin juhuslikult. 2022 aasta oli minu elu kõige raskem aasta. Lõppes minu 12 aastat kestnud suhe. Tol hetkel tundus see täielik kokkuvarisemine, aga täna näen, et see oli Jumala töö minu elus. Ja kuigi see tegi haiget, olen ma südamest tänulik, sest selles suhtes sündis minu imeline poeg, kes on minu elu suurim kingitus. Sama aasta sügisel murdis mu poeg reieluu ja ei saanud 5 nädalat kõndida. Samal ajal oli mu isa haiglas vähiga ja siis tuli päev, mida ma ei unusta kunagi. Päev, kui mu poeg tegi oma esimesed sammud pärast murdu. Samal päeval leidsin ma haiglast oma isa surnukeha. See oli hetk, kus kõik minus murdus. Aga samal ajal hakkas Jumal mind vaikselt uuesti kokku panema. Jeesus on minu jaoks päästja. Ta on see, kes tuli minu ellu siis, kui ma olin katki. Ta nägi mind ka siis, kui ma ise ennast ei näinud. Ta ei jätnud mind minu valu sisse, vaid kandis mind läbi hetkede, kus ma ise enam ei jaksanud. Ta andis mulle lootuse siis, kui tundus, et enam ei ole mitte midagi. Jeesus on toonud mind välja pimedusest valgusesse. Ta on aidanud mul leida oma hääle, sõna otseses mõttes. Üks minu tervenemise teekond algas laulmisest. See algas naljana, kui läksin koori teadmata laulmisest midagi, aga tegelikult see ei olnud juhus. See oli Jumala viis tuua minu hääl tagasi. Oli aeg, kus ma ei osanud isegi karjuda, aga täna ma õpin laulma, õpin ennast väljendama ja õpin olema mina ise. Ma mäletan ühte hetke pärast isa surma, kui istusin autos ja panin raadio tööle ning sealt tulid laulusõnad. Laps, ära muretse, Jumalal on plaan sinuga. See läks otse mu südamesse. Ja sellest hetkest alates olen ma näinud, kuidas Jumal on mind juhtinud. Ta on toonud õiged inimesed minu ellu õigel ajal ja ta ei ole mind kunagi üksi jätnud. Kui ma sattusin gospelkoori, tundsin ma kohe, et see koht puudutab mind. Alguses mõtlesin, et ma ei ole ju kristlane, et kas ma üldse sobin siia, aga mu süda juba teadis vastust. Täna ma ei taha enam elada hirmus ega vaikuses. Ma ei taha enam peita seda, kes ma olen. Ma tahan valida Jeesuse teadlikult ja kogu oma südamega. Ristimine on minu jaoks uus algus. See on otsus jätta maha vana elu, valu, hirm ja vaikimine ning astuda edasi koos Jumalaga. Ma olen tänulik kõige eest, mida olen läbi elanud, sest just nende hetkede kaudu olen ma leidnud tee siia. Ma olen elus, ma olen hoitud ja ma ei ole enam üksi. Ja kui keegi siin täna tunneb, et elu on raske, et on liiga valus, liiga segane või liiga vaikne, siis ma tahan sulle südamest öelda, ära anna alla. Isegi siis, kui sa ei näe väljapääsu. Isegi siis, kui tundub, et keegi ei mõista. Isegi siis, kui su sees on ainult pimedus ja vaikus. Palun, räägi, leia kas või üks inimene, üks hääl, üks koht, kus sa saad olla päriselt sina ise, sest vaikimine võib tunduda turvaline, aga tegelikult hoiab sa sind kinni. Rääkimine on see, mis laseb valgusel sisse tulla. See on esimene samm tervenemise poole. Ma tean, kui raske see võib olla. Ma tean, mida tähendab kanda aastaid midagi, mida keegi ei näe. Aga ma tean ka seda, et sa ei pea seda enam üksi kandma, sest Jumal näeb sind. Ta näeb sind ka siis, kui sa ise enam ennast ei näe. Ta kuuleb sind ka siis, kui sa ei oska enam palvetada. Ta on sinuga ka siis, kui sa tunned end täiesti üksi. Ja võib-olla sa ei saa täna aru, miks su elus on nii palju valu. Võib-olla see tundub ebaõiglane ja liiga raske. Aga ma tahan sulle öelda, sinu lugu ei ole läbi. See valu ei ole sinu lõpp. On lootus. Alati on lootus. Jumal suudab võtta ka kõige katkisematest tükkidest ja luua midagi uut, midagi ilusat. Ta ei viska sind ära sinu haavade pärast. Ta tuleb just nende keskele ja hakkab sind vaikselt armastusega tervendama. Täna ma seisan siin elava tunnistusena sellest, et pimedus ei võida, et valu ei jää igavesti, et vaikuse keskel võib sündida hääl. Ja kui mina sain tulla läbi sellest kõigest, siis on lootus ka sinul. Sa oled väärt elu, sa
sa oled väärt armastust. Sa oled väärt seda, et sind kuuldakse ja nähakse. Sa ei ole üksi ja sa ei pea enam kunagi üksi olema. Minu elu enne Jeesusega kohtumist oli pidev otsimine. Ma põgenesin lootusest täita tühimikku mu sees. Väljaspool vaadates oli kõik justkui korras. Ma naeratasin, tegin plaane, liikusin edasi. Aga sees oli rahutus, tühjus, tahtmine karjuda. Ja ma ei osanud seda kuidagi seletada. Minu jaoks ei ole Jeesus ainult usus, vaid tegudes. Märkamatustes, väikestes asjades, valikutes elus. See on see, kui keegi annab andeks. Kui keegi aitab ilma kasu saamata. Ta ei ole kaugel ega kätte saamatu. Ma avasin enda südame. See ei olnud üks suur otsus, vaid rida väikesid hetki, väikesid samme, tibotillukesi. Ja ühel päeval mõistsin, et ma ei püüa lihtsalt õigesti elada. Ma püüan elada nii, nagu tema õpetas. Vajadus tõestada ennast on kadunud. Olen tänulik, et minu teekond viis gospelkoori. Tänane päev on uus algus. Mitte selline, kus minevik kaob, vaid selline, kus ma ei pea enam selle külge jääma. Aitäh, Jeesus, sa õpetasid mind andestama mitte ainult teistele, vaid ka iseendale ja mu teekond jätkub. Minu teekond Jeesusega algas Vees läbi minna tuleb, vees, mis viib vabadusse, vees, mis ei sohte, meid viime Jumal tõotatud maale. Vees läbi minna tuleb, vees, mis viib vabadusse, vees, mis ei sohte, meid viime Jumal tõotatud maale. Kuninga tütred ja pojad, kus temaga me tõuseme, just nagu vaarale Jumal lasknud rahvas läheb. Me kisub välja ta käsi, orja hüüs, mis me taheta. Nüüd tõstab pead meie sugu, lasknud rahvas läheb. Vees läbi minna tuleb, vees, mis viib
lõid maailma alguse sõnaga. Sinu suurust keegi ei mõõta saa. Oled õiglane, kõike tead ja halastad, ainult hea, kuid ikkagi otsisin ma mujalt aremastust. Nüüd vastu võtta tahan ma su halastust ja öelda kiidetud olgu kõige kõrgem Jumal, kõige kõrgem Jumal. Kiidetud olgu kõige kõrgem Jumal, kõige kõrgem Jumal. Jätsid maha oma taevase olid võrdne Jumala endaga. Said inimese sarnaseks ja kõndisid meie seas, kogesid halva head, kuid ikkagi alandasid ennast kuni suuremani. Ja sellepärast valitsen igavesti. Kiidetud olgu kõige kõrgem Jumal, kõige kõrgem Jumal. Kiidetud olgu kõige kõrgem Jumal, kõige kõrgem Jumal. Austatud olgu kõige kõrgem Jumal, kõige kõrgem Jumal. Austatud olgu kõige kõrgem Jumal, kõige kõrgem Jumal. Pole teist sinu sarnast, pole sulle võrdset, ükski sinu vastu ei saa. Sest sa terveks tegid tumma, tõstsid üles kurva, alistasid surma. Pole teist sinu sarnast, pole sulle võrdset, ükski sinu vastu ei saa. Sest sa terveks tegid tumma, tõstsid üles kurva, alistasid surma. Pole teist sinu sarnast, pole sulle võrdset, ükski sinu vastu ei saa. Sest sa terveks tegid tumma, tõstsid üles kurva, alistasid surma.
olge head, võttage istet. Suur tänu selle ühise ülistuse eest ja suur tänu nende nii ausate ja autentsete tunnistuste eest. Aga enne veel, kui me võtame aega selleks, et lubada Jumala sõnal leida head pinnast oma sees. Jumal teeb siin meie keskel samamoodi oma lugusid. Ja kui sa oled täna siin ja sa kuidagi kuulates neid tunnistusi mõtled, et ma ei tea, kas minu lugu Jumalaga on päriselt alanud. Võib-olla ma olen teda vaadanud distantsilt. Kunagi on mind ristitud või mul on vanaema või vanaisa või isa ema lugu Jumalaga, aga see ei ole minu enda lugu, siis täna sa võid alati oma lugu Jumalaga. Samas, kus sa oled, sa võid, Jumal, siin ma olen. Ma tahan anda oma elu sulle. Kui sa teed seda, siis leia pärast keegi, kellega jagada. Keegi, kes oleks tunnistaja sellest hetkest või tule ja palveta pärast, kas seal kardina taga või siin ees. Aga enne veel, meil on väga hea meel, ma saan kutsuda nüüd üles meie koguduse juhatuse ja 3 inimest, keda me õnnistame üheskoos kogudusse. Mart küll tahtis olla 4, aga lihtsalt vastu tulles mosaiik kogudus teie soovidele. Me siiski teda täna ei võta Karmeli koguduse liikmeks. Aga ma palun, et Laura, Anton ja Maria, te tuleksite siia ülesse ja ka koguduse juhatust te tuleksite siia ning me üheskoos õnnistame neid täna Karmeli koguduse liikmeks. Nii, väga tore. Kuskil on Anton ja Maria ka, nii et olge head. Just. Tulge kõik siia ülesse, mahute, siia saab koori peale, eks ju, ja nii. See oli nali. Aga ja Laura, tulge teie siia Maria ja Antoniga siia ette ja me juhatusena seisame siia teie selja taha. Ja kogudus te võite veel praegult istuda, aga varsti saab jälle püsti tõusta ja sirutada oma käed, sest see, mida me siin koos kogudusena praktiseerime, on just see, et me oleme Kristuse ihu. Ja meie siin ees palvetame, aga tegelikult me üheskoos oleme need, kes on teenimas neid uusi inimesi ja igaühe meie sisse on Jumal pannud mõne unikaalse palve, mida keegi teine ei saa esile tuua. Nii et siin on Laura, Maria, me tegime natukese sellist teadlikku taktikat. Marial oli ka tegelikult eelmine nädal sünnipäev, aga me tähistame seda just siin koos laval ja Nele saab peagi paluda õnnistust nii sinu teekonnale koguduses kui ka uue aasta saabumise puhul. Ja Anton, tubli mees. Miks me täna siin nii rahulikult istume? Sest Anton tuli just riigikaitselaagrist otse siia meie ette, et me saame talle õnnistust ka paluda, nii et tänud. Oled loonud meile turvalise nädalavahetuse, aga nüüd, kallis kogudus, tõuseme. Helina, ma annan siit ühe mikrofoni sulle, et paluda kõigepealt Laura pärast ja juhatus. Ja isa, me tõesti tuleme sinu ette ja ühiselt palume Laura eest, issand, me täname tõesti iga tema päeva eest, mis tema elus on seni olnud ja sa oled teda hoidnud, kaitsnud ja läbi kandnud ja läbi viinud läbi eluolukordade ja issand, ma tänan, et ta on, ka see on praegu sinu plaan, et ta on praegu täna siin ja meie keskel ja meie koguduse liikmeks astumas. Issand, me õnnistame tõesti selle puhul ja räägime talle tõesti tarkust, sinu tõesti tegusid, rõõmu, rahu, issand, kõike, mida tema hing vajab sinu plaani täitmiseks. Issand, me tõesti tuleme ja täname tõesti tema eest, tema pere eest, tema lähedaste eest, tema suguvõsa eest. Issand, me õnnistame kõiki ja palume tõesti jätkuvalt sinu armu, sinu rahu ja sinu rõõmu temale. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Kõikvõimsa Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Jumal, me täname sind nii väga Maria eest ja selle imelise elu eest, mille sa oled kinkinud siia meie koguduse keskele ja Jumal, ma tänan sind, et sina oled teda tundnud juba väiksest tüdrukust peale ja Jumal, sul ei ole plaani teda maha jätta, vaid sina oled Jumal, kes käib iga päev tema kõrval kõikide rõõmude ja kõikide väljakutsete keskel. Ja Jumal, ma tänan, et siin selle koguduse keskel ka me saame olla talle toeks, meie saame teda armastada, me saame kaasa elada tema rõõmudele ja tema raskustele ja Jumal, et ta ise võib siin koguduse keskel tunda ka seda, et see on koht, kus Jumal, sina isiklikult kohtud ka temaga iga kord, kui ta siia tuleb ja see on koht, kus
kus ta saab kaasa panustada sinu kuningriiki, see on koht, kus ta saab olla ise rõõmus ja samas jagada seda rõõmu teistele välja. Jumal, ma tänan sind selle eest, et sina hoiad Mariat kõikidel ta eluteedel, kõikidel ta eluaastatel, mis ees on seismas ja sa varustad teda kõigega, mida ta vajab. Jumal, aitäh sulle selle eest, et sina näed ta kõige sügavamaid südameigatsusi ka ja sa tõesti vastad ta palvetele. Jumal, aitäh sulle selle eest, et ta võib panna kogu oma lootuse sinu peale ja käia selle kõige keskel koos sinuga. Tänu sulle. Aamen. Ja kallis Maria, issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Kõikvõimsa Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Nüüd meil on hea meel õnnistada koos Antonit. Tänu ja taevane Isa, et sa oled Antonit nimepidi kutsunud ja tänu sulle, et ta on selle kutsele vastanud, sulle jah öelnud ja võib julgelt sinu kuningriigis toimetada ja kõndida ja palume nüüd selle sammu ka kuidagi sinu õnnistust sellele, kui ta on astumas koguduse liikmeks. Issand, et tema elu võiks igakülgselt olla sinu poolt õnnistatud. Issand, sina tead kõike, mis on eest tulemas ja palume lihtsalt, et Anton võiks julgelt selle poole sirutuda ja kuidagi kätte saada need asjad, mis sina oled juba valmis seadnud tema jaoks. Ja ma palun ka, et sinu püha vaimu annid võiksid ka Antonisse avalduda ja esile tulla ja et ta võiks ka kuidagi taodelda ja sina võiks anda, et mis on see tema osa, kuidas tema saab teenida ja millest teenida sinu kuningriigus. Seda palume Jeesuse nimel. Amen. Ja üheskoos saame öelda, et issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand lasku oma pale paistu sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Kõikvõimsa Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Aga enne veel, kui te siit lavalt lähete, ma võtan siit letialust kaupa natukese. Nii. Näed sa. Nõnna, ma siin, no näed, aitüma. Ma siin palun, äkki Madis, sa tuled appi. Ja siin on veel Lilli. Ja meil on siis selline tavaline kogudus, ega siin muud ei olegi, ükskord pildistati, kui kaelkirjak oli koguduse ees, eks ju. Aga lihtsalt igaks juhuks ütlen, kes seda pilti näeb, et see on Kaarmeli lapsed raamatust. Siin on, kallis Laura, teie olete aga Kristuse ihu ning igaüks omast kohast tema liikmed. Ja sinu kogudusse õnnistamise päeval soovib Kaarmeli kogudus sulle rõõmsat ja tähendusrikast kasvamist ühises peres ja teeme seda kogu südamest. Ole väga-väga õnnistatud, palun. Ja kallis Maria, loomulikult oled sa mu perele kallis, sa oled Jumalale väga kallis, aga sa oled meile ka väga kallis. Ja ma arvan, et paljud on üldse üllatunud, et oota, kuidas me nüüd Mariat ja Antonit nagu kogudusse õnnistame. Nad ju sündisid siin samas kuskil pinkide vahel, aga no näete, Jumalal on ikka õnnistusi ja üllatusi meile. Nii et kallis Maria, sulle see sama soov. Ühes küljest tundub küll, et sind õnnistati Kaarmeli kogudusse, aga tuleb välja, Piibel ütleb, et see on hoopis Kristuse ihu, kus sa nüüd osa oled. Nii et welcome, tere tulemast. Nii. Ja kallis Anton, ma tean, see ei ole nii väga mehine sõna, aga tegelikult on see väga mehine sõna olla hinnatud ja tegelikult eriti Jumala poolt vaadatus nii kallis, et lausa hindamatu. Ja me oleme väga tänulikud Jumalale, et ta on vähemalt mingis osas andnud loa, et ta jagab sind meiega ka. Sa oled juba olnud osa selle koguduse meeskonnast ja panustanud, aga see on põnev näha, kuidas sinu andi olemisviis seda kogudust õnnistab ja kuidas see kogudus õnnistab sind. Nii et tere tulemast, olemaks osa ihust. Ja me mõtlesime, et vabandust, daamid, veidi mehisem lill. Tänu Jumalale. Aga olge head, me lubame teile minna oma kohale, te võite istuda ja te võite oma märkmikusse juba kirjutada, kui Jumal päevi kingib, siis 10. juulil õhtusel ajal on meil ristimine ja pärast seda mõnnistame veel inimesi kogudusse. Aga Mart, ole hea, tule sa ka lavale. Me väga vabandame, et sind nüüd ei võtnud koguduse liikmeks, aga tegelikult on Mosaiik-kogudus olnud väga suure õnnistuse tähendusega meie koguduse jaoks. Meil on hea meel, et ühe asutaja liikme me võisime anda siit, Marek Jõks,
ja tegelikult saladuskatte all ütlen, et järgmisel pühapäeval, kas sa tead, pastor, et õnnistate Silja oma koguduse liikmeks? Ma olen kuulnud, jah. Nii et ka Silja, endine Eigi Helmdorf, kes on olnud selles koguduses nii oluline inimene, meil on väga hea meel, et me võime anda ta sellisesse suurepärasse peresse. Aga teate, õnnistame veel Marti, eelkõige selles, milleks Jumal teda on kutsunud, aga selleks ka, mida ta on täna meile jagamas. Isa, me väga täname sind, et tegelikult me oleme üks suur pere ja meil on tõesti rõõm sellest, et me oleme kõik koos sinu Kristuse ihu liikmed. Mõne ihu osa nimeks meil on Mosaiik, teiseks on Karmel, on Oleviste ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aita meil olla seal, kus meie oleme, need funktsionaalsed, täiesti teisi haaravad ihu liikmed, mis toovad au sulle. Aga aita meil ühes koos ka vallutada see maa, see Eesti maa armastusega, nii et paljud ja paljud võiksid kohtuda veel sinuga. Aga me õnnistame Marti, õnnistame tema peret ja tema kutsumist ja me täname sind, et sa oled pannud täna tema sisse sõna ka selle paiga, selle koguduse jaoks ja kõigi nende jaoks ka, kes on meid üle neti vaatamas. Me palume, et see võiks tulla esile väes ja võidmises Jeesus sinu nimel ja sinu nime auks. Amen. Amen. Õigus. Ma tahtsin, et sa stereost tuleksid, et annan teise mikrofoni. Anna siis teine ka, jah. Aitäh sulle, Gunnar. No näed, ma ikka kauplen kogu aeg Gunnarit, et millal te võtate mind ja Gunnaril on ainult üks asi, et ta tsiteerib mulle piiblit, et Karmelis on nii, et paljud on kutsutud, aga vähesed on valitud, et siis võib-olla tuleb ka ühel hetkel minu päev. Mida sa päris, see oligi see. See, et kui see puudaolev miljon tuleb, et siis võib-olla saab, jah. Ja siis ta on veel öelnud, et kui ma mootorratta endale ostan, et võib-olla siis on lootust, aga mul abikaasa veel ei luba. Armas Karmeli kogudus ja kõik sõbrad, kes on tulnud tähistama seda 132 aastapäeva, et palju Jumala õnnistusi, see on tõesti väga väärikas iga ühele väärikale kogudusele ja mis veel enam, et Karmeli kogudus on, ma ütleks, et nagu magnet, et ikka kõik Eestimaa paigad tõmbavad siiapoole, et see on kuidagi te olete tekitanud endas sellise magnetitunde, et inimesed vaatavad Karmeli suunas ja kuidagi nagu kisub siiapoole alati. Ja see on hea. Ma arvan, et väga paljud asjad, milles on teilt eeskuju võtta, alates sellest, kuidas on näha, et kogu kogudus on nagu ühisel missioonil mingisuguse projektiga kaasas või teie need suvelaagrid, kus ma saan aru, et põhimõtte pärast ei rendi endale kunagi ruume, vaid te ehitate ise endale laagri. Et need on ka kuidagi sellised, alati on nagu kadedusega vaadatakse, samamoodi nagu ma kadedusega vaatasin nende 3, keda siis vastu võeti täna, et ma loodan, et ühel päeval äkki olen mina ka siin nende hulgas. Ja Gunnar muidugi, et ma kohe hakkan Gunnarist ka rääkima, aga ma sain, kui küsisin Jumalalt, et mis ma nagu rääkima peaks, siis kuidagi tuli selline ebatavaline vastus, et tavaliselt mul on selline üks tervikse jutlus, aga siis Jumal ütles, et ma räägiks kolmest peatükist. Esimene peatükk on siis sõnum Karmeli kogudusele, teine peatükk on sõnum kõigile usuinimestele, kes siin on ja kolmas peatükk on tahan kindlasti anda edasi selle sõnumiga neile, kes võib-olla veel Jumalat ei tunne ja kes on kas siis täna tõesti esimest korda siin või on juba mõnda aega võib-olla käinud, aga ka kindlasti Jumal tahab teid kõnetada. Aga siis sõnum Karmeli kogudusele, Gunnarist rääkides siis ennem kui ma Gunnarist hakkan rääkima, ma tahan öelda teile veel seda, et mis on ka väga ilus ja seda on kuulda olnud, aga ma tahan väga julgustada, et jätkake seda, et te hoolite üksteisest. Et kuidagi, et te kasvate kogudusena nagu järjest enam ja enam kokku, teenite üksteist, küsite, kuidas sul päriselt läheb. See on väga-väga oluline. Minu koguduse vend ja värske vend ja sõber Robert, kes täna nägi, et ma olen tõesti nagu väsin, mul on olnud väga raske nädal selja taga, vanaema lahkus ja ühesõnaga seal on erinevad asjad, aga Robert nägi, et ma olen tõesti täna väsinud ja ütles, et kuule,
ma olen sul autojuhiks, nii et mul on olnud see privileeg täna, et mul on sõber kaasa tulnud, mind siia sõidutanud. Ja Robertiga siin istudes me käisime palvel ja siis Gunnar käis just hiljaaegu meie koguduses ka jutlustamas ja täna Robert nägi Gunnarit siin ja siis me istusime siin pärast arutasime, et vaata, et selliseid pastoreid on nagu vähe, et tavaliselt ikkagi Eesti mehed on sellised introverdid, aga näete, Karmelil on pastor, kes on nagu introvertide täielik vastand, siis Robert ütleski, et ta mõtle, kui Gunnar oleks raamatupidaja, et teeks terve päev vaikuses tööd ja siis kogu selle laviini saaks Moonika õhtul endale mingi minul on nii, et kui ma siit nüüd jutlustamast koju lähen, siis ma olen nädal aega vait. Naine ei kuule must mitte midagi, sest et minu sõnad on täis saanud, aga Gunnar on vägev mees õiges kohas ja õiges ametis. Aga esimene asi, mida ma tahan öelda, ongi see, mida ilmselt te Gunnarit ise siin kunagi rääkimas ei kuule ja millest ta võib-olla ise siin sellel laval ei jutlustaks. Ja ma loen Heebrea kirjast 13. peatükis 17 ja 18 salmid. Ja see on sõnum Karmeli kogudusele. Olge kuulekad oma juhatajaile ja alistuge neile. Nemad ju valvavad teie hingede üle nagu need, kellel tuleb aru anda, et nad teeksid seda tööd rõõmuga, mitte ägades, sest sellest poleks teile kasu. Palvetage meie eest, me oleme veendunud, et meie südametunnistus on puhas ja me tahame kõiges käituda hästi. Olge siis kuulekad oma juhatajaile ja alistuge neile, et nad teeksid seda tööd rõõmuga ja mitte ägades. Teate, see on ka see sõnum, mida ma kunagi seda kogudust, mida mind on pandud Jumal teenima, ma kunagi seda sõnumit ise kogudusele ei räägi, aga ma tahan lihtsalt jagada oma südant ja öelda teile, et seda koormat, seda juhtimise või seda vastutuse koormat kannavad juhid ka siis, kui sa parasjagu ei pea tegelema kellegi teoloogiliste rahulolematustega või suhteprobleemide või jonnakuse või 100 erineva etteheite või tüdimusega. Gunnar kannab teid oma südames ja tunneb seda vastutust Jumala ees, et teie kasvaksite, et koguduse keskel viibijatest saaksid Jeesuse järgijad ja seda vastutust kannab ta iga päev endaga kaasas. Jumal valmistab Karmeli kogudust ka täna ette millekski. Ja see vastutus on vahel päris selline väsitav ja raske iseenesest juba. Paulus ütleb kogudusele, et vanemad, kes hästi juhatavad kogudusi, peetagu 2 võrra austuse vääriliseks, eriti neid, kes näevad vaeva sõna ja õpetamisega. Minu selline kiire sõnum teile ongi, et olge ikka Gunnarile toeks. Ta on selle koguduse juht, mitte oma isiklikust ambitsioonist kanda mingit pastori tiitlit või ehitada Eestimaale kõige vägevam kirik, mida veel nähtud ei ole, vaid ta on siin valmisolekust panna maha enda heaolu ja mugavus ja armastada issanda kogudust ning teenida seda tüdimatu innu ja ustava vaimuga. Palvetage tema eest, julgustage teda, tema pere, toetage neid, võtke kanda nende koormaid ja näidake üles tänulikkust, mitte rahulolematust. Ja kui sa näed kuskil vajakajäämisi, siis kindlasti pane oma käsi külge ja aita kaasa. Teil on nüüd Eesti kõige vingem kirikuhoone. No 1 miljon on veel puudu, aga meie väike tagasihoidlik kingitus Mosaikkoguduse poolt tuleb ka kontole, aga ühtlasi ma tahan mitte tavalise baptisti, vaid 2 käega kohe tahan anda Mosaikkoguduse tervitused teile üle. Ja ülejäänu puuduolev osa, mis sellest 1 miljonist puudu jääb, pastor Edward Ülevain lubas, et Ruutkogudus siis paneb selle osa. Nii et Edward pärast tuleb siia, siis räägite oma vahel, et kuidas need asjad liiguvad, et suur summa ka. Aga jah, et selle kirikhoone ja kõige sellega teil on nüüd väga palju võimalusi ja vahel võib kaasneda ka selline inimlik igatsus hakata järjest võimsamat kärtsu ja mürtsu tegema, et olla hästi atraktiivne ja äge. Aga kuidagi tajusin, et Jumala igatsuse soov tänasel sünnipäeval on ka, et te alati selle ühise ihuna, nagu see 132 aastat juba olnud on, annaksite igaüks selle panuse, et ise kasvada, aga ka teisi enda keskel kasvatada, saama uskujatest järgijateks. Ja seal on väga suur vahe, sest vaadake, uskuja usub
et Jeesus on minu pärast surnud. Aga järgija ütleb, et mina usun ka, et Jeesus on minu pärast surnud, aga nüüd tahan mina tema pärast surra. Ma tahan oma elu anda Jeesuse nime pärast. Ma tahan saada kogu oma eluga Jumala riigi ehitajaks ja anda kõik selleks, et tema kuningriik võiks kasvada. Ja minu südame soov on, et Karmeli koguduses kõik inimesed oleksid selles protsessis, et keegi ei ütleks, et ma olen 10 aastat siin olnud ja ma ikka vajan, et keegi mind toidaks, vaid et kõik mõtleksid sellisel viisil, et ma olen juba mõnda aega kristlane olnud. Kes on need inimesed, kelle elusid mina saan hakata üles ehitama, keda mina saan võtta enda käe kõrvale ja aidata kasvada tugevaks Jeesuse järgijaks. Nüüd ma jõuan teise peatüki juurde, kõigi uskujatele sõnum. Ma loen Johannese evangeeliumi 14. peatükist, kus Jeesus ütleb nii: teie süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluosemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed. Toomas ütles talle: issand, me ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me siis võime teada teed? Jeesus ütles talle: mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Kui te oleksite tundnud mind, siis te tunneksite ka mu isa. Nüüd te tunnete teda ja olete teda näinud. Filippus aga ütles talle: issand, näita meile isa ja me jääme rahule. Jeesus ütles talle: nii kaua aega olen ma teie juures ja sa ei ole mind veel ära tundnud, Filippus. Kes on näinud mind, see on näinud isa. Kuidas sa siis ütled, näita meile isa? Kas sa ei usu, et mina olen isas ja isa on minus? Neid sõnu, mida ma teile ütlen, ei räägi ma iseenesest, vaid isa, kes asub minus, teeb oma tegusid. Uskuge mind, et mina olen isas ja isa on minus. Kui te ei usu muu pärast, siis uskuge mu tegude tõttu. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neid samu tegusid, mida mina teen ja teeb nendest hoopis suuremaid, sest mina lähen isa juurde ja mida iganes te palute minu nimel, seda ma teen, et isa saaks kirgastatud pojas. Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda. Kui te armastate mind, siis pidage mu käske. Ja ma palun isa ja ta annab teile teise lohutaja, et tema oleks teiega igavesti. Tõe vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees. Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde. Veel pisut aega ja maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind, sest mina elan ja ka teie peate elama. Amen. Milline julgustus meile kõigile. Meile, kes me oleme täna siia kokku tulnud. Meid ei ole kutsutud lihtsalt jääma kuhugi seisma, jääma nendeks uskujateks, vaid meid on kutsutud saama nendest uskujatest järgijateks, tegema neid samu tegusid, mida Jeesus meile ette näitas ja elas. Ja kui me vaatame Jeesuse elu, siis ta elas välja armu, ta elas välja halastust, ta elas välja tõde. Minu soov meile kõigile täna on, et me saaksime kogeda seda isa armu, halastust, aga ka tõde. Sest tõde aitab meil mõista, mis on õige ja mis on vale, aitab meil aru saada sellest maailmast, loodust, ka meist. Tõde toob esile ka patu ja meeleparanduse. Halastus, me saame aru, et Jumal on kaastundlik ja andestav. Ja arm, meil on võimalik saada osa teenimatust soosingust. Me mõistame, et me ei vääri tema ligiolu, tema andestust ja lapseseisust, aga läbi tema suure armu ja armastuse saab see meile teenimatult võimalikuks. Meie pääste on Jumala armust ja me saame lihtsalt selle vastu võtta. Nüüd, kui meie süda muutub selle kõige keskel, siis on ka meid kutsutud elama nii, et me oleksime alati halastavad, ehk siis kaastundlikud ja andestavad. Me kõik peaksime olema kaastundlikud ja alati andma andeks teistele. Et me räägiksime tõde ja vaadake, selle tõe rääkimisega on tänapäeva ühiskonnas üks keeruline lugu, sest et seda enam ei julgeta väga teha. Sest et teate,
tõe rääkimine toob kaasa 2 varianti. Sind kas hakatakse natukene vihkama või sinuga ei taheta enam väga tegemist teha või siis see toob kaasa meeleparanduse. Aga see on äärmiselt oluline, et me räägiksime tõde inimestele. Ja siis, et me räägiksime seda lootuse ja rõõmu sõnumit Jumala armust, mille kaudu see maailm võib saada lepitatud Jumalaga. Me ju elame ajastul, kus ühiskond nagu järjest astub nagu kraadi võrra, nagu see kompass on nagu liigub natukene järjest enam ja enam eemale Jumala sellistest tõekspidamistest ja seadustest. Ja selles pingeväljas on ka meil kristlastel ja ka kogudustel oht hakata piiblist lehekülgi välja tõmbama. Ei räägita enam kõike, millest see räägib ja ei loeta ka enam kõike, mis seal kirjas on. See on muutumas usklikele selliseks julgustamise raamatuks. No ma otsin sealt oma lemmikkirjakohti ja loen neid ja siis ma saan kuidagi hästi julgustatud ja üles ehitatud ja see on väga hea, piibel ongi meie julgustamiseks, aga me peame teadma seda, et see on meie õpetamiseks, manitsemiseks ja noomimiseks ka. Ja me peame seda alati lugema nagu tervikut. Ja me peame alati õpetama seda nagu tervikut. Tõde on siin juures aga see, et piibellik kristlus on üha ebapopulaarsem, aga populaarne kristlus on ebapiibellik. Piibellik kristlus on üha enam populaarsem ja populaarne kristlus on ebapiibellik. Samamoodi ka Jeesusega, et lõppeks kõige olulisem küsimus meie jaoks, sinu ja minu jaoks, nii täna, homme kui ka ülehomme, on, et kes on Jeesus meie jaoks. Ta on maailma ajaloo kõige intrigeerivam isik. Kõik peavad tegelema selle isikuga. Kõik usundid tegelevad Jeesuse isikuga. Sellepärast on tema isikut väänatud siiapoole ja sinnapoole. Mõni on teinud teda enda näo järgi ja mõni võtab teda autentsena ja uurib, kes ta päriselt on. Aga see on kõige olulisem küsimus, kes on Jeesus sinu jaoks ja minu jaoks ka. Paljude jaoks on Jeesus lihtsalt päästja. Võib-olla meie plaanide õnnistaja. Jah, Jeesus on meie päästja, see on tohutult suur, see on see arm, millest me rääkisime. Aga ta on ka meie issand ja meie valitseja ja seda me ei tohi unustada. Tema ei õnnista meie plaane, vaid meie ülesanne on käia tema plaanis. Ükskõik kui ebamugav või kui raske see mingil hetkel ka ei oleks. Meie ülesanne on käia tema plaanis, mitte öelda, et Jeesus õnnista minu plaane, vaid küsida iga päev, et Jeesus, mis on sinu plaanid minu elu osas? Kuhu sina tahad, et ma liiguksin? Mis on sinu tee selle koguduse jaoks? Mis on sinu tee mosaikkoguduse jaoks? Mis on sinu tee minu elu jaoks? Minu jaoks see ühel hetkel väga selgeks, kui ma olin nagu maadelnud nende küsimustega, siis minu jaoks sai väga selgeks, et Jeesust saan ma järgida ainult oma elu hinnaga. Sest kui selle hind ei ole minu elu, siis ma olen ära ostetav. Kui Jeesuse järgimise hind ei ole minu elu, siis ma olen ära ostetav. Siis saab mind kas rahamaailm kätte või saab mingi muu asi mind kätte, et minu fookust viia Jumala riigist eemale. Lõbud, mis iganes asjad need on, kui Jeesuse järgimise hind ei ole minu elu, siis ma olen ära ostetav. Paulus ütleb, et sellepärast ka meie, kelle ümber on suur pilv tunnistajaid, pangem maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu. Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele. Võtke siis eeskujuks teda, kes on kannatanud niisugust patuste vaene enese vastu, et ei väsiks ega teie hing ei nõrkeks. Teie ei ole veel vereni vastu pannud pattu vastu võideldes. Sõbrad, see teine sõnum ongi siin, et me jookseksime ühiselt seda võidujooksu, ühes suunas.
seistes tervikliku pühakirja õpetuse peal. Mitte vaadates, kuhu mingid ühiskonna suunad või mis on populaarsem rääkida või mis mitte ja mida tuleks rääkimata jääda, et võib-olla kedagi mitte riivata vaid et me liiguksime ühes suunas, seistes tervikliku pühakirja õpetuse peal ja rääkides seda, mis Jumalale on oluline, mis päriselt Jumalale on oluline. Ja siis me võime ühel hetkel võib-olla avastada, et enam ei ole minu unistused, minu soovid, minu tahtmised, mida Jeesus võiks õnnistada, vaid see kõik kuulub talle. Nüüd elan ma nii, et on tema unistused, tema igatsused, tema soovid minu elu üle. Ja kõik, mis mul on, kõik, kes ma olen, kõik kuulub talle. Ma südamest loodan, et me kõik, kust iganes kogudustest me täna oleme ka siia kokku tulnud, et tähistada seda vägevat päeva koos Rakvere Karmeli kogudusega. Et me elaksime just sellisel viisil, et me saaksime uskujatest järgijateks, kes ei vaata, et kus mul kasulikum olla on või kus mina saan kõige rohkem või kus mulle tõndub kõige ägedam või toredam, vaid vastupidi, kuhu mina saan kõige rohkem panustada, kuhu mina saan anda, kuhu Jumal mind on pannud ja kes on need inimesed minu ümber, kelle elus mina saan olla nendeks julgustajateks, nendeks õpetajateks, nendeks ülesehitajateks, jüngerdajateks. Naised, oleme ikka väga innukad tooma nii peredesse kui ka kogudustesse seda südant, seda soojust, seda armastust ja hoolitsust. Te olete seda hästi teinud, te olete oma rolli väga hästi kandnud, aga see on väga oluline roll. Mehed, ma tahan ka teid julgustada pöörama oma südamed enda kuningriikide ehitamiselt Jumala kuningriigi ehitamisele. Meie ülesanne on vastutada ja kaitsta. Meie ülesanne on saada enda peres päriselt kogu südamega Jeesust järgivateks vaimulikeks juhtideks. Tuues oma pere kirikusse, kutsudes neid õhtupalvetele, rääkides oma lastele Jumala asju, kaitstes neid. Samuti on meie vastutus kaitsta seda terviklikku pühakirja õpetust, rääkida tõde, isegi kui kedagi riivab, võtta vastutust kogudustes teiste eest. Meie ülesanne on kaitsta teisi enda heaolu ja võib-olla ka elu hinnaga. Ma olen ikka meie koguduses seda öelnud, et seda kaitsmise poolt ma ei eelda ühegi oma koguduse õelt, aga ma eeldan seda igalt usklikult mehelt. Et me oleksime valmis oma heaolu hinnaga, oma elu hinnaga teisi kaitsma. Et kogudus võiks olla ka koht, kus meie naistel ja lastel oleks hea keskkond kasvada. Üks asi, mida Jumal mulle hiljuti ütles nende küsimustega tegeledes ja oma perele mõeldes, ta ütles, et Mart, pea meeles, et sinu tänastest otsustest ei sõltu ainult sinu elu, vaid sellest sõltub ka sinu laste, lastelaste ja nende laste elud. See, kas mina olen lihtsalt üks piiblimees või kirikumees, aeg-ajalt käin ja viibin kuskil teenistustel, või ma olen kogu südame ja kogu oma kirega Jeesuse järgija. Sellest sõltub see, millise südamega minu lapsed, nende lapsed ja lapselapsed Jeesust ja tema kuningriiki teenivad. Ja nüüd 3. peatükk. See on teile, kui te olete täna tõesti siin esimest korda või te olete juba mõnda aega käinud siin Karmeli koguduse keskel, aga te veel võib-olla ei tunne Jumalat, võib-olla sa ei ole oma otsust veel teinud, võib-olla sa ei ole veel päris selgeks saanud, kas see on päris asi, millest siin räägitakse, siis ma tahan lihtsalt kinnitada, et see on päris asi. See on kõige tõenduspõhisem asi üldse. Ja teate, meie Jumalaga on selline lugu, et mida rohkem ma pühakirja uurin ja mida rohkem ma Jumalaga koos olen käinud, seda rohkem ma saan aru, et Jumal ei taha, et keegi tuleks lihtsalt kellegi emotsionaalse siukse heidutuse peale või mingisuguste asjade peale. Jumal tahab, et me teeksime selle otsuse päriselt aru saades, et ta on olemas, et ta on päris, et ta armastab sind, et ta võib saada reaalseks sinu elus. Ta on jätnud piisavalt tõendusmaterjale enda kohta. Mida aeg edasi, seda rohkem jõuab ka teadus sinna, millest Piibel on rääkinud aastatuhandeid.
maailma kõige geniaalsemad ajud ütlevad, et peab olema mingi kõrgem jõud või me nimetamegi seda jumalaks. Sest muud võimalust ei ole. Miks? Aga sellepärast, et elu ei saa tekkida elutusest, iseenesest, ilma et sellele keegi oleks aluse pannud. Täielikust kaosest ei saa tekkida iseenesest täiuslikku korda. Ükskõik milliselt lapselt sa küsid, kas see kirik siia saab tekkida iseenesest, siis iga vähegi mõtlev inimene ütleb, ei saa, sellel peab olema arhitekt ja ehitaja. Seda enam, kui me vaatame meie ümber toimuvat, inimorganismi ja seda loodut, see ei saa olla iseenesest juhuslikult tekkinud. Kõik ei saa tekkida mitte millestki. See lihtsalt ei ole võimalik, see ei ole loogiline. Ja tänaseks on teadlased jõudnud ka ühele meele selles, et universum elab ajalises mõõtmes, sellel on algus ja ots. Universum elab ruumilises mõõtmes, sellel on ruumilised mõõtmed, see paisub pidevalt. Mille sees? Keegi ei oska öelda. Aga piibel ütleb selle kohta, seal on vastused nendele küsimustele, millele veel teadus täna vastata ei oska. Piibel ütleb, et alguses, see on ajalise mõõtme algus, lõi Jumal taeva ja maa, selle ruumilise mõõtme ja mateeria. Seega me võime kindel öelda, et Jumala olemasolu kohta on piisavalt palju tõendusmaterjali ja loomulikult mitte keegi ei saa tõestada teda, aga come on, Gunnar võib mulle rääkida palju ta tahab, et tal on seal garaažis on see äge mosse ja külgkorviga motikas, aga kui ma ikkagi uskuda seda ei taha, siis ta ei saa mulle tõestada seda. Aga mul on piisavalt palju tõendusmaterjali, ma olen näinud pilte. Samamoodi on ka erinevate usunditega. Me võtame ükskõik millise usundi nendest 10 000 religioonist või rohkem, siis kõik narratiivid, kui sa hakkad süvitsi minema, viivad päris kiiresti tupikusse ja loogikavigadesse. Kuni sa hakkad uurima Jumala sõna, piiblit. Ja kui sa seda päriselt hakkad objektiivselt analüüsima ja hindama ja uurima, siis sa saad aru, et see on täpselt sama geniaalselt korrapärane ja harmooniline kui kogu ülejäänud Jumala looming. Seal on üle 60 000 seose. See on raamatute kogum, mis koosneb 66 erinevast raamatust, kirja pandud üle 40 erineva inimese poolt 1500 aasta jooksul erinevates piirkondades elavate inimeste poolt, kes ei saa üksteist tunda, kes ei saa nendes lugudes kokku leppida, aga nad räägivad kõik ühte ja sama narratiivi, lugu Jeesusest Kristusest. Detailide täpsuseni, alates Jeesuse sünnist, tema elust, mida ta teeb, kuni surma ja ülestõusmiseni välja. Mitte ükski inimene ei suudaks kõiki neid profeteeringuid, mis Jeesuse kohta on aastatuhandeid enne tema elu tehtud, erinevate inimeste poolt, erinevatest paikadest, mitte ükski inimene ei suudaks inimlikult seda kõike välja elada oma eluga. Jeesus on, nagu ma alguses ütlesin, kõige erakordsem isik, kes on maailmas elanud. Aastatuhanded enne seda kõik vaatasid sinna suunas läbi nende profeteeringute ja aastatuhandeid hiljem Jeesuse sünnist ja surmast ja ülestõusmisest, kus meie täna elame, me kõik vaatame sinnapoole. Jeesuse elu on maailma kese igas mõttes. Jeesus on Jumala loo kulminatsioon ja keskpunkt. Ja Jeesuse sõnum täna on otsekohene ja lihtne. Ta ütles siis, kui ta oli siin maa peal ja käis ringi ja ta ütleb nüüd, parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Kui sa oled täna siin esimest korda või võib-olla esimesi kordi, siis sõnum sulle on otsekohene ja konkreetne, otsi tõde. Ma sain väga selgelt selle asja südamesse, et otsi tõde. Vaata tõendusmaterjale objektiivselt, ära lase endal kellelegi kärbseid pähe ajada. Jumal ei taha, et sa hakkaksid millessegi pimesi uskuma. Sest keegi lihtsalt räägib emotsionaalset juttu siin ees, nagu mina. Ei, ta tahab, et sa saaksid aru, kui väga ta sind armastab. Ta tahab saada reaalseks sinu elus. Ta annab sulle ennast kogeda ühel hetkel. Et sa saaksid panna kogu oma usalduse ja usu Jeesusele, Kristusele ja anda oma elu talle. Siis sa saad Jumala lapseks ja sa pärid igavese elu. Teate, üks väga levinud valesid on, et sinna taevariiki saavad head inimesed. Head inimesed ei saa taevariiki. Lausa suurepärased inimesed, kes on väga palju head teinud, ei saa taevasse oma tegude pärast. Me kõik oleme pattu teinud ja ilma Jumala aust, ütleb piibel. Me ei saa seda lunastust mitte kuidagi välja teenida.
seega head inimesed ei saa taevasse. Ei ole midagi, mida sina või mina saaksime teha, et seda pääsu sinna välja teenida. Me võime teha tohutult palju head, me võime maksta kinni haigete ravikulusid ja viia toiduabi Aafrikasse ja leiutada vähiravimi või viia elu Marsile ja jääda ikka ilma igavesest elust Jumala juures. Nagu ma alguses mainisin, see nädal on olnud minu jaoks raske nädal, sellepärast et ma kaotasin oma vanaema. Mitte ei kaotanud, vaid jätsin temaga Jumalaga. Ta on olnud üks nendest inimestest, kes on üks lähedasemaid inimesi minu elus olnud. Ta on olnud väga-väga eriline inimene. Paljud teist teavad ka teda ja tema teadis Karmelist paljusid inimesi ja armastas tohutult seda kogudust ka. Ta on ka olnud tohutult hea inimene, suure armastusega, aidanud abivajajaid, tal on tohutu suur hoolitsus olnud laste vastu, kellel on kuidagi keerulistest peredest ja nii edasi. Ta on jaganud oma armastust paljudega, hoolitsenud puuetega laste eest, kasvatades neid. Aga nende hea tegudega ei teeninud ta pääsu taevasse, kui ta suri. Aga ometi ma tean, et just tema on Jumala juures ja mitte igaveses lahutatuses Jumalast. Aga ta ei ole seal mitte sellepärast, et ta oli tohutult suure armastusega või hea inimene. Ta on seal ainult sellepärast, mida Jeesus tema eest on teinud. See on kingitus, mida me ei saa välja teenida. See ongi Jumala arm. Mida meil tuleb teha, on oma vaba tahtega, mis on ka üks suurimaid kingitusi Jumalalt kogu inimkonnale, antud vaba tahe. Ta ei ole loonud meid robotiteks teda järgima, vaid ta on neil vaba tahte. Ja meie võimalus on see oma vaba tahtega see kingitus vastu võtta. Võtta vastu Jeesuse pakutav pääste ja anda oma elu, anda oma süda talle. Ja sellepärast ma tean, kuna minu vanaema oli vastu võtnud selle pääste, ta oli lähedast elu käinud koos Jeesusega, siis ma tean, et ma kohtun temaga taas, kui mina ka samamoodi käin oma elu koos Jeesusega. Mitte sellepärast, mida mu memmeke on teinud, vaid sellepärast, mida Jeesus tema eest on teinud. Jeesus ise ütleb, nagu ma selles kirjakohas lugesin, et mitte keegi ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Kui sina oled juba mõnda aega siin käinud ja võib-olla sa oled juba saanud tegelikult piisavalt palju seda kinnitust ja tõendusmaterjali, kogemust koos Jumalaga, et ta on päriselt olemas, et ta armastab sind, et Jeesus on ainus tee, tõde ja elu, siis sõnum sulle on, et sõber, mida sa ootad? Nagu Jeesus ütles, siis ütleb ta ka nüüd. Parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Andke oma elud talle üle. Hakake temaga koos käima, et ühel hetkel, kui me oleme selles võidujooksu finišis, siis me saame oma elule tagasi vaadata. Nagu minu vanema vaatas, ma küsisin talt, ma filmisin viimased nädalad, käisin tema juures, lihtsalt filmisin, mida tal on öelda ühe või teise asja kohta ja ma küsisin talt, et kuidas sa vaatad tagasi oma elule ja seda on alati nii ilus näha nende inimeste eludest, kes on oma elusid lähestikku koos Jumalaga käinud. Siis ta ütles, et ma tagasi vaadates mul on ainult tänu ja rõõm. Et Jumal on saanud mind tarvitada, et ma olen näinud tema imesid, ma olen näinud teda nii reaalselt inimeste elusid muutmas, minu elu muutmas ja mul on ainult rõõm ja tänu sellest elust, mida Issand on mulle andnud. Anna oma elu talle üle. Võtta vastu tema pakutav pääste, et sa saaksid Jumala lapseks, keda tema saab siis suunata, juhtida, õpetada, aga ka kasutada. Et sinu elu võiks olla ka tähendusrikas ja viljakas, kõige sügavamas tähenduses. Ja et kui sul tuleb minna, siis ei jääks sa ilma sellest kingitusest, milleks on igavene elu Jumala riigis. Ja sa saad minna ka selle teadmisega, et tänu Jeesusele, et tõesti ma olen elanud tähendusrikast elu koos Jumalaga, tema ligiolus, tema juhtimises, et ta on saanud mind tarvitada teiste inimeste jaoks, et ma olen saanud olla üks nendest Jumala riigi laiendajatest siin Eestimaal. Olge väga-väga õnnistatud ja ma saan aru, et seal riide taga
on ka täna eestpalve võimalus, kui sa tahad selle otsuse teha ja kui sa oled veendunud, et tõesti ma olen kogenud seda Jumala armastust ja ligiolu, siis tule sinna, ma julgustan sind ja tee see otsus. Seal on eestpalvetajad, mina lähen ka sinna, palvetame rõõmuga koos sinuga. See on üks kõige ilusamaid hetki alati, kui inimesed annavad oma elu Jeesusele ja otsustavad temaga koos käia. Palju Jumala ligiolu ja õnnistusi teile. Palvetan ka, jaa. Tõuseme korraks palvele. Issand, me täname sind selle eest, mida sina oled teinud, mida sina oled tegemas ja mis sul on veel plaanis nii Karmeli koguduse kaudu kui ka iga üksiku inimese kaudu siin ruumis. Issand, ma tänan sind, et sa oled kõiki inimesi loonud mõttega, loonud tähendusega, loonud ühe erilise kutsega ja mitte keegi siin ruumis ei ole niisama kuidagi sinu vaateväljast eemal. Ei, sa armastad meid igat ühte ja sul on hea plaan meie iga ühe jaoks ja sa tahad, et me elaksime koos sinuga tähendusrikast elu. Et me ühel hetkel, kui me võiksime sinuga kohtuda Jeesus, siis me ei pea oma nägu ära peitma, et huvitav, mida ta mulle ütleb, vaid me saame minna rõõmuga Jeesus sinu juurde ja loota kuulda neid sõnu, et sa hea ja ustav sulane, sa oled hästi teinud. Jeesus, me tahame käia koos sinuga just sellisel viisil ja ma palun, et sa julgustaksid meid täna ka selles. Et sa julgustaksid neid, kes võib-olla on kuskil poole tee peal ja veel ei ole päris selge, et sa annaksid ennast tunda, et sa annaksid ennast kogeda täna kõigile nendele inimestele, kes veel sind ei tunne siin ruumis. Jeesus, ma palun, saa reaalseks meie elus. Ja ma palun, et sa kasutaksid ja ehitaksid üles seda kogudust vägeval viisil, et iga Rakvere inimene võiks kuulda sõnumit Jeesusest, mis läbistab ta südame. Tänu Jeesus sulle. Kiidetud olgu sinu nimi. Halleluuja. Amen.
ei noh, kui me nüüd selle järgi teeme, siis on kõik hästi, on ju nii? Tänud. Aitäh, Mart, sõna eest, mida sa jagasid, mida Jumal su südamesse pani. Aitäh, Ruut Gospelkoor, teeme veel aplausi. Aitäh kõigile, kes te tulite, olite ja olete. Jumal oleks võinud luua Eedeni ka lihtsalt. See oli vägev, see oli täiuslik. Aga ei olnud, kuni ei olnud Aadam ja Teevat, kuni ei olnud neid, kellega seda koos jagada. Täna, ma ei tea, kas võib-olla osad mõtlevad, et nüüd tuleb tsiteerida Eesti ühte alusteksti. Viimses reliikvias küsiti vend Johanneselt, kas nüüd on lõpp? Ei, see ei olnud lõpp. Sa ei pea minema enam Eedenist välja, vaid sa võid võtta kaasa selle Eedeni sinna, kuhu sina lähed. Jumala läheduse, tema armu, tema ligiolu. Ja kui sa oled täna mõtlemas, et no ma ei tea täpselt või äkki ma lükkan edasi, siis aitäh, Hillar, sa oled kuskil ka siin. Me nii toredalt siin teisipäeval teeliste osaduses rääkisime mõnede inimestega sellest samast, et kas ma peaks täna Jeesuse vastu võtma. Ma ei tea, ma pean veel mõtlema. Ja Hillar, sa tulid ja ütlesid, ärge liiga pikalt mõtelge. Nii et täna ka julgustan, ära liiga pikalt mõtle, vaid tee see otsus täna. Kui sul on palvevajadus, siis varsti seal mehed tõmbavad kardina ette ja me oleme seal taga selleks, et sinuga koos palvetada. Aga uksed lähevad lahti, seal on kooki, seal on kohvi, seal on head leiba, karaskit ja kõik need on tehtud meie oma inimeste poolt erilise anni ja erilise armastusega. Nii et tule, rõõmutse, naudi ja ole seal koguduseks nendele inimestele, kellega sa koos kohtud, kui sa tunned, küsi, kuidas neil läheb, kas sa võid kuidagi nende eest palvetada. Kui sa seisad kellegi kõrvale, keda sa täna ei tunne, siis see on hea samm saada tuttavaks, saada teada, mida Jumal on selle inimese elus teinud. Et kui sa läheksid siit ära, siis sul jääks meelde see üks sõna, millega me üsna alguses tänast teenistust alustasime. Mis see sõna oli? Wow! Küll on tore, meil ei meelde. Aga nüüd, sõbrad, ütleme teineteise üle seda, mida Jumal igatseb meie elus tegelikuks teha. Ja juba Abraham ja Moosese päevil ta ütles, et kui te ütlete Iisraeli laste, Jumala laste üle neid sõnu, siis mina teen need sõnad teoks. Täna me oleme üheskoos, püha preesterkond, Jumala rahvas. Ja sellepärast ei ole mina see, kes lihtsalt ütleb, vaid ütleme seda üheskoos, et issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku ma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku ma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Kõikvõimsa Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Amen. Olge väga-väga õnnistatud ja julget Jeesuse järgimist, kuhu iganes tema teid kutsub ja viib. Amen. There's so much more. Open up your treasures, Lord. I know there's so much more. Sügavam kui merepõhi, kõrgem veel kui linnutee. Sirutub see nendeni, kes hüljatud, halastavam, pikameelsem, see on sinu armastus.